Selle video eesmärk on vaadata üle timber disain väga lihtsas olukorras, nagu näiteks lihttala ja ühekorruseline post. Selleks loome uue mudeli, paneme nimeks tala ja post, vaatame üle add-on'id, paneme käima timber disain add-on'i, vaatame üle standardid, mul on siin kenasti EVS-id, aga puidul võiks panna timber. Ja jälle uuesti EVS. Ja vaatame setting uid ka selle nupuga siit ja siin on kirjas KDF 0,6. Siin saab valida KDF-i, see siis selle abil koostatakse KDF-iga võimendatud koormuskombinatsioonid. Siin ei ole midagi, siin settings and options, pange Z upward, global ja local Z downward ja mina tavaliselt lülitan representative'id välja. Nad on põhimõtteliselt sellised asjad, et kui sul on mitu sama pikka, sama ristlõikega tala, et siis see member representative paneb nad ühte gruppi ja siis sa saad seda gruppi korraga muuta. Aga ausalt öeldes neid gruppe on nagunii nii lihtne selekteerida eraldi, et ma ei näe pointi, et neid kasutada. Ja muud midagi. Save in kohe ära ka. Tala ja post, nii. Alustame siis algusest, kõigepealt materjalid, new material. Impordime siis, ütleme, et C24. Võtame selle standardi, teised on tootjapõhised, aga võtame sellise üldstandardi C24. Okei, cross sections, new cross section. Seekord teeme korrektselt 45 korda 195. Okei, ja thickness ei ole vaja, sest me vaatame ainult vardaid. Ja nüüd on vaja varras leiutada. Panen new single member. Okei, ja teeme näiteks 4 meetri pikkuse varda. Lisame toed, panen parema klõpsu siia. Node peal parem klõps siis, mitte suvalise koha peal. Assign nodal support, võtame hinged, aga kuna mul on 3D mudel, siis ma ei taha, et see tala saaks ümber oma pikitelje pöörelda, eks. Siis ma teen niimoodi, et ma vajutan edit ja panen X-telje ümber pöörlemise lukku. Nii. Ja teisel pool samamoodi parem klõps, assign nodal support, võtame roller in X ja noh, tegelikult ei peaks siin pöörlemist lukku panema, aga paneme ikka. Kui ühes otsas juba on kinni, siis on juba hästi. Siis järgmisena vaatame koormused üle. Hetkel on ainult self-weight peal. Teeme niimoodi, et võtan edit active load case, new load case. Paneme imposed load, see on siis eluruumide oma. Imposed ja näete siin, ta ise automaatselt juba pani load duration'i medium termiks, ehk siis olenevalt sellele, mis action category sa valid, siis vastavalt sellele ta paneb sulle automaatselt siia load duration'i, sa võid muidugi seda ise ka vahetada, aga noh, näiteks paneme tool, siis ütleb short term ja lumi ütleb ka short term, aga no eks siis teate. Siis lähen actionsite alla, design situations, need on siis nii-öelda kombineerimise jaoks, et meil on vaja ULS-i kombinatsioone, karakteristlikuid kombinatsioone ja quasi-permanentset ehk siis tõenäolisi kombinatsioone. RFM-is on by default combination wizard teeb sulle teist järku koormuskombinatsioonid, aga ma soovitan panna kõigepealt ikkagi ta tagasi geomeetriliselt lineaarse peale.
kuna teist järku arvutustes kipuvad, ütleme, halvasti mudeldatud mudelid fail ivad nagu rohkem arvutuste mõttes ja sul on raskem vigu leida, et pigem kõigepealt teha mudel töötavaks selles olukorras ja siis hiljem võid teist järku arvutuse sisse panna, kui näed, et kõik on loogiline ja mudel toimib. Siin ta siis näitab, kuidas ta kombineerima hakkab neid erinevaid load case'e ja need on siis lõplikud koormuskombinatsioonid. Ja siin on näha, et omakaal on, kui on ainult omakaal, see on 1,35 ja koos kasutuskoormusega on 1,2 ja 1,5, aga et oleks paremini loetav, mitte LC1, LC2, siis paneme base'i alt combination names according to action category ja nüüd on 1,35G ja siin on Q, nii on palju parem vaadata, mis toimub. Ja näete, siin on see KDF arvestatud, 1 pluss KDF 0,6 ja siin samamoodi ja omakaalus on siis mingisugune kombinatsioonitegur veel omakorda seal juures, mis on 0,18 jagatud 0,6. jah, see on siis eluruumide, 0,3 on eluruumide kombinatsioonitegur tõenäolises koormuskombinatsioonis. Paneme OK. Nii, kombinatsioonid on olemas, paneme mingi koormusega peale. Ma hetkel panen mingi suvanumbri. Mis ta olla võib, nüüd paneme -1. Omakaalu panen apply and next ja kasuskoormus võiks olla, kui meil on näiteks 0,6 sammuga talad ja kasuskoormus on 2, 1,2, 1,2, -1,2, assign to members, võtame selle varda, okei. Nii, nüüd kontrollin üle, self weight 1, imposed 1,2. Nii, ja kui me vaatame nüüd karakteristlikku CO4 ja combination 4, siis me näeme mõlemad koormust korraga. Ja siis parem klõps siis on variant veel neid sättida niimoodi suuruse mõttes. Hea küll, tundub, et koormused on olemas, siis võiks vaadata natukene puidu settinguid ka. Panen varda peale 2 klõpsu, kuna meil on Timber Design add-on aktiveeritud, siis on Design Properties ka siin aktiveeritud automaatselt. Ja nagu te näete, siis siin on 3 lisaakent. Kui ma lülitan välja, siis need kaovad ära. Ja need ongi Timber Designi omad. Kõigepealt vaatame Design Types, mis siin on. Kõigepealt on efektiivpikkused. Efektiivpikkused määravad siis kiive pikkuse või nõtke pikkused, et see on siis stabiilsus, on võtmesõnaks siin. Näete, siin on flexural buckling ja lateral torsional buckling, ehk siis kiive. Tuleolukorras on võimalik erinevad settingud panna. Lähme siia sisse korra, ma panen dünaamilise pildi. Siis me näeme neid oranže tugesid, need oranžid toed mitte kuidagi mudelit ennast ei mõjuta, ehk siis kui sa need määrad, siis sisejõud ja kõik, kuidas mudel toimib, jääb täpselt samaks, aga lihtsalt see on eurokoodeksi tugevuskontrolli või stabiilsuskontrolli jaoks mõeldud toed visuaalselt. Siin näeme, et nii nõtkepikkus kui ka kiivepikkus on 1,0, tähendab kiive tegur on 1,0. Kui paneme absolute values, siis näeme, et 4 meetri pikkused, nõtke ja kiive pikkused on. Ja siin me saame siis määrata, et mis on kinni, mis ei ole. Et näiteks kui ma määran about x, võtan siit maha, siis see punkt saab ümber siis saab tala pikitelge pidi siis nagu pöörelda ja siis kindlasti stabiilsusnumbrid lähevad palju halvemaks, aga paneme ta lukku. Las ta olla niimoodi ja see on siis kõige lihtsam variant stabiilsusest. Paneme OK. Teine on service class. Siin on lihtne, speaker on siin, oletame, et on siseruumi element, paneme dry. See määrab siis K-moodi. Aga nagu te nägite, siis KDF on koormuskombinatsioonis sisaldatud, ehk siis kui ma siia panen service class 3,
siis see ei mõjuta läbipainde arvutusi, sellepärast et ka defi järgi on koormuskombinatsioonid ja too koormuskombinatsioon siis mõjutab läbipainet. Ja local section reductions on võimalik mingisuguseid auke, selliseid otsalõikeid teha või isegi seespool, aga hetkel ei hakka seda vaatama. Siis design configurations, kandepiirseisund, kasutuspiirseisund, tulepüsivus, tulearvutus, vaatame sisse. Kandepiirseisund, siin selles aknas väga midagi teha ei ole. Siin on piirväärtused, et kui sul on mingi hästi pisike vääne kuskil sees, et siis kui see väändepinge on alla teatud väärtuse, siis ta lihtsalt ei arvesta sellega, kui ta teeb eurokoodeksi arvutust. Et see on hea, kui sul on mudel võib-olla natuke kehvasti koostatud ja mingisugused väiksed jõukesed on kuskil, mida võib-olla ei peaks olema, siis siit saab välja filtreerida neid. Vaatame stability't, performance stability on sees. Vaatame stability't, siin on siis jällegi erinevad settingud. Stiffness reduction'it me ei tee, sest meil on service class 1, kasutusklass 1. Ja siis kiive jaoks on veel see, et kas on ülemisel serval koormus või alumisel serval, ehk siis kas destabiliseeriv või stabiliseeriv. Et hetkel jätame niimoodi. Siin on veel üks linnukene, et vaadake standardit, siis saate teada täpsemalt, mis see teeb. Pindelemente praegu meil ei ole. Beampaneleid, puitkarkasse ka pole ja siin on standardparameetrid, et teil on võimalik siis siin erinevaid neid tegureid, KH ja mis iganes tegureid veel puidu standard lubab kasutada teatud olukorras, et siit saate neid muuta ja siin on ka lausa liimpuidu lamelli paksus ja nii edasi, aga praegu ma jätan niimoodi, las olla. Okei. Vaatame serviceability't. Läbipainde teema, mille järgi me tahame kontrollida ja kas me tahame mõlemas suunas kontrollida. Ma jätan praegu selle sisse. Ja tulepüsivus 30 minutit. Võtame top maha, oletame, et pealt on mingi asjaga kaetud, mingi plaadiga. Ehk siis ta hakkab söestuma vasakult paremalt ja alt. Pindelemendid ei ole teemaks praegu. Ja siin jällegi parameetrid saate ise sööstumiskiirusi ja asju muuta, kui teil peaks olema vaja seda teha või teate paremini kui standard, aga hetkel on kõik default standardi väärtused. Nii, paneme OK. Ja viimane teema on design supports, et nende järgi siis arutatakse ristikihti muljumist. Oletame, tekitame uue design support'i. Toe pikkus paneme 100, oletame, et meil on 100 × 100 post ja ta võtab toe laiuse hetkel siis by section width of member, ehk siis antud juhul, kui mul on 45 tala, siis ta oleks tugi ka 45. Et, no las ta praegu olla, jätame niimoodi. Paneme teise otsa ka selle toe ja siin on näha nüüd see tugi. Ja võib-olla veel infoks, et hetkel ta arvutab või selleks piirläbipainde arvutamiseks võtab ta 4 meetrit, aga teil on võimalik seda siis ise üle kirjutada. Ja teine teema on see, et deformed segment ends või undeformed system, et kui sul on tala, mis toetub teistele taladele, siis peaks vaatama kindlasti seda deformed segment ends'e, sest et läbipaine ju on tala enda otste järgi, mitte selle järgi, et mingi peatala või mingi muu asi või vundament vajub ära. Sest see undeformed system vaatab globaalset läbipainet, aga kui muud asjad vajuvad tegelikult, siis see ju ei ole üldsegi relevantne. Ehk siis kindlasti peaks kasutama seda deformed segment ends'i. Ja siin on ristikihti uued settingud. Siin on tehtud erinevaid lisasid, et kui sul mingites spetsliidetes mitu elementi kokku tulevad ja nii edasi, et siis on võimalik keerulisemalt arvutada, aga vaatame praegu lihtala olukorda. Okei. Nii, settingud on
peal. Proovime arvutada, vaatame, mis juhtub. Nii, Timber Design on aktiivne, overview, paneme design ratios on members ja üldiselt, kui on palju vardaid, siis ma lähen siia, design ratios by member, siis ma näen varda kaupa tulemusi. ja siin näeme, et kõigepealt puhas lihtsalt ristlõike tugevus on juba ületatud. Kiive kandevõimest rääkimata, 270%, vaatame korra sisse. Siis näeme, et siin on see tüüpiline Sigma M-Grit arvutus standardi järgi. Ja ei ole hea seis sellel talal. Ja läbipaindega on ka natukene kehvasti. Täiega üle. Ja siin on võimalik veel niimoodi teha, et hetkel see püür, mida me siin näeme, läbipaistvaks. See on koondepüür, eks. Siin on kõik kontrollid sees, nii kasutuspiirseisund kui ka kandepiirseisund. Aga kui ma tahaks eraldi midagi vaadata, siis ma lähen siia, panen Max of Selected Design Checks ja näiteks ma lülitan ULS-i välja. Ja nüüd ma näen ainult läbipainde kontrolli ja püüri või vastupidi, lülitan Serviceability välja, jätan ULS-i ja nüüd näen ainult kandepiirseisundi kontrolle. Ja siin samamoodi, et näiteks ristikihti kontroll, ma lülitan põikjõu kontrolli välja ja ma lülitan painde kontrolli välja ja stabiilsuse kontrolli ka. Ja siis näete, me näeme nüüd ainult ristikihti muljumise kontrolli, mis on siis siin toel, eks. Ja kui ma panen selle kinni ja vaatame ainult stabiilsust või vaatame ainult põikjõu kandevõime püüri. Et siin saab siis niimoodi eraldi vaadata tulemusi. Nii, mida siis selle ristlõikega teha? No üks variant on lihtsalt suuremaks teha teda. Aga teine variant on minna input data, cross sections ja use other cross section, siin on selline variant, paneme optimize ja ütleme talle, et ta võib proovida paksuseid, ütleme miinimum on 45, paneme maksimum 145 näiteks ja step on 50, ehk siis tal on võimalik proovida 45, 95, 45. Ja kõrguse mõttes paneme miinimum 195, näiteks 245, no paneme lihtsalt niimoodi, me paneme 50 kaupa. Nii, ja 220. Tõtt midagi on siin, paneme 25 kaupa, vaatame, mis ta ütleb siis. Paneme 145 ja 245 ja 50. Kuidagi vähe variante pakub, aga keep current side proportions oli kogemata mul peale jäänud, minu viga. Ehk siis tekitasin talle sellised vahemikud, sellised ristlõiked, mida ta võib kasutada. Paneme okei. Ja paneme Timber Designi uuesti arutama. Aga jah, võite ka lihtsalt siit cross-sectionit muuta ja muud midagi, ma lihtsalt tahtsin seda optimeerimist näidata. Nii, ja nüüd näeme, et ta midagi valis välja. Mis ta mulle valis? 95 korda 195, ehk siis tegi lihtsalt tala laiemaks. Aga mida me täheldame, et serviceability on ikkagi üle piiri, ehk siis teema on selles, et ta optimeerib tegelikult ainult tugevuse järgi, lihtsalt teadmiseks.
ja ma saan nüüd öelda siin, et nii, nüüd ta vist muutis selle mul siin mudelis ka ära, 45 korda. Vot. Ta peaks laskma muuta seda ka. Okei, no igatahes ma praegu muudan siit, millegipärast streigib mul. Panen 95 korda 195, nii nagu tehtud sai. Ja nüüd on veel see teema, et me tegelikult tulepüsivust ju ei näinud üldse seal tšekkides. Ja tulepüsivuse tekitamise jaoks on vaja tulepüsivuse design situation tekitada. Nii, ja paneme new ja võtame siit accidental fire. Panen jälle esimest järku arvutuse ja lähen kombinatsioonidesse ja näeme, et tekkisid siia 2 kombinatsiooni juurde, neid saame siis tulepüsivuse jaoks kasutada. Ja nüüd meil on natuke jämedam see ristlõige. Nüüd on võimalik tal külgedelt söestuda ka, 45-ne sööstub väga kiiresti ära. Peaaegu terve ristlõike ulatuses ja proovime nüüd uuesti arvutada Timber Design. Ja nüüd näeme, et nüüd ta siis arvutas selle uue paksema ristlõike järgi ka meie serviceability ehk siis läbipainded läbi. Ja no siin on näha, et see kombinatsioon 6 põhjustab quasi-permanent olukorras piirseisundi ületamise ja kombinatsioon 6 on see 1 + k def kombinatsioon. Aga vaatame, et nüüd on meil tulepüsivus ka olemas, näeme, et paindele tegelikult on okei. Vaatame korra sisse, panen 2 klõpsu, vaatame varutegureid ja asju, mis siin kasutatud on. Ja lähme siia, vaatame seda ristlõiget ka ja siin on reduced section. Siin on cross section. Ta peaks näitama, ta siin praegu mõõtusid ei ütle, aga me saame mõõdud siit kätte. Siin on section properties, et muidu on 195 korda 195, aga nüüd, kui ta on sööstunud, siis ta on 164 korda 33, eks noh, 100 teeb 33 alles, et see 30 minutit mõjub päris raskesti sellisele talale. Ja see siit tuleb ka välja, et see 33 millimeetrit põhjustab väga raske kiivekandevõime kaotuse. Lähme kiivekandevõime arvutuse sisse. Kontrollime properties of reduced section 164 ja 33 ja näetegi, siin on kiive arvutus ka paremal ja sellega on väga halvasti. Nii, mis veel, aga jah, et ega siin võib-olla ühte asja veel näitan, et stabiilsuse arvutuses, et saab kasutada standardijärgset M-grit valemit, aga teatud olukordades võib-olla, kui teil on mingisugune trapetsikujuline kandur või lihtsalt veidikene keerulisem koormusolukord, siis on võimalik stabiilsust nii-öelda eigenvalue solveriga ka lahendada, sest et standard võib-olla isegi ei kata sellist varianti. Ma näitan, kuidas seda teha. 2 klõpsu peale, lähme design types, efektiivpikkused ja paneme eigenvalue meetodi peale. Ehk siis nüüd ta enam seda sigma m-gritti ei kasuta, vaid RFM siis nii-öelda taustal leiab need stabiilsuse tegurid ülesse. Nii nagu FEM ütleb, paneme OK. Ja mis on äge selle puhul, et kui ma panen teeme uue arvutuse, Timber Designi. Näeme, et tulemus on natukene teistsugune kui enne, aga noh, see ongi see sigma m-grit standardijärgne ja eigenvalue solver leiavadki veidikene erinevad tulemused ka lihtsas olukorras.
lähme siia deformation, members ja section colored, siis näeme, mis toimub. Ja nüüd, kui mul on eigenvalue solver peal ja vajutan stabiilsuse design check'i peale siia, siis ta näitab ka mulle, mis selle talaga toimub. näete, see on siis selline konkreetne kiiva läinud tala. Siis jätan meelde 0,696. ma näitan nüüd seda, kui me lähme design types'i ja näiteks ma lasen varda otsa pöörlema, selle otsa, võtan selle about x maha näiteks, siis vaatame, mis juhtub. ja näete nüüd see varras siin või see ots nüüd saab pöörduda ja nüüd, kui enne oli 0,696 ehk siis stabiilsus polnud üldse probleem, siis nüüd on näha, et hakkab vaikselt probleeme tekkima. ehk siis see design ratio, kiive design ratio on tõusnud, et siis jah, efektiivpikkustelt saab selliseid täpsustusi teha. Igaks juhuks mainin, et kui tahate ümber selle punkti keerata mudelit, siis vajutage peale punktile, hoidke alti all ja siis keerutage. muidu ta keerutab tervet seda globaalmudelit. Nii. ja jah, selles mõttes ega siin puittalaga nagu väga rohkem midagi keerukat pole. ma teen ta ümber nüüd postiks. võtan siia. anname talle näiteks 3 meetrit kõrgust. nii, tõstin ta püsti, kaotan selle toe ära praegu. ja need ristikihti muljumise design support'id ma kaotan ka ära. postil ei vaata seda. ja selle toe muudan jäigaks. Fixed. nüüd natukene muudan ristlõiget, paneme 95 korda 95. vaatame koormused ka üle. kustutan mõlemad koormused maha. Delete'iga. ja paneme punktkoormuse peale postile. võiks panna -50. omakaalu näiteks. Apply and next ja samamoodi -50 kasuskoormust. nii, vaatame siis, mis siin toimub. ja nüüd lähme siia varda sisse. vaatame design types. ja nüüd vaatame efektiivpikkuseid. nüüd võiks natuke teistmoodi see asi siin olla. ma panen tagasi analüütilise arvutuse. nii, ja nüüd on küsimus, et mul on ju mudelis on mul alt jäiga toega post, ülemine ots on vaba. kui ma lähen siia design types'i, siis ta pakub mulle automaatselt sellist varianti, et panen selle about x'i tagasi kinni. tekitab mulle sellised disain toed ja nõtkepikkus on 1,0 või tegur. ja nõtkepikkus on 3 meetrit, täpselt posti pikkus. et kui ma nüüd niimoodi ta arvutan, siis tulebki tulemus selline, nagu ta oleks kahest otsast liigend toega post. et see siis illustreerib seda olukorda, et stability, no ma panin natuke liiga suured koormused. vaatame stability sisse ja siin näete, et L critical Y on 3 meetrit, et ta teebki stabiilsusarvutuse siis 3 meetri järgi. Ma tahan seda öelda, et rohelised toed, mis on päris nii-öelda FEM-mudeli toedeks, on erinevad nendest design types'ide tugedest, eks. et design types'i need oranžid toed on lihtsalt timber design add-on'i jaoks, et määrata nõtkepikkusi ja kiivepikkusi. antud hetkel, kui ma tahan, et
see nõtke pikkus oleks 2,0 nagu alt jäiga ühe jäiga toega postil on, siis ma pean tegema niimoodi, et ma lülitan need välja, need linnukesed, ja nüüd näete, siit kadusid ära oranžid toed. ja nüüd on juba olukord natukene teine. ta vahel paneb automaatselt ka selle ära. Aga praegu ma peaks siis need käsitsi panema ka cantileveri peale 2,0 peal. võtan lateral kiive, võtan maha. ja kui ma nüüd arvutan, siis näeme, et stabiilsus on veel hullemaks läinud, sest et nõtkepikkus on nüüd kahekordne. vot, ehk siis nõtkepikkustega mängimine näeb niimoodi välja. teen posti suuremaks ka. äkki saame ilusamaid tulemusi. praegu oli väga halvasti. nii, ja näete, nüüd on stability 1,015, no enam-vähem juba päris hästi, ja fire resistance annab nibin välja. vaatame fire resistance'i sisse. nõtkepikkus on 6 meetrit ja siin siis näeme, kuidas tegurid on välja arvutatud. ja vaatame ka sisejõudusid. Members, internal forces, pikijõud 135. põikjõudusid pole, paindemomente ka pole. vot, ja selline see posti või tala arvutus käib või niimoodi ta käib. ja jällegi vajutad siia fire resistance'i peale, siis näeme seda properties of reduced section. ja siit tuleb välja, kuna mul ei ole 4 küljest, ma võtsin ju selle top söestumise maha, siis kõrgus jääb suuremaks, sest jah, üks külg ei söestu, aga laius sööstub siis mõlemalt poolt. ja siis tuleb ka selline, mõlemas suunas tulevad natuke erinevad KC tegurid ka sellepärast, nagu näha on, 0,2 ja 0,13. ja seda siin on võimalik printida ka, design check'i, kui tahate. vot, aga sellega tõmbaks Timber Design add-on'i sellise kiire tutvustuse kokku. kuidas siis kas tala või posti arutada, aga järgmises mudelis ma räägin, kui on kahesildaline tala ja kahekorruseline post näiteks, et mis juhtub, kui mul on üks pikkvarras, keskel tavaline node või üks pikkvarras, keskel on-member node või mul on tükeldatud 2 lühikest tala või tükeldatud 2 lühikest tala ja viidud uuesti kokku member seti abil, et mida see kõik endaga kaasa toob ja milliseid variante tegelikult kasutama peaks, mis olukorras. nii et näeme järgmises videos.